Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast vaatama ja kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast YouTube'i kanalil, me räägime asjast Facebooki kanalil, me räägime asjast minu X-i kanalil, Mardi ja minu Facebooki kontodel ja loomulikult saab seda vaadata uutest uudistest ja lõunaeestlastel on hästi läinud Lõuna- ja Kesk-Eestis. Oleme me veel kohalike raadiote eetris ikka pühapäeval kell 11. Nii Ruut kui Ring FM. Ja millest me täna räägime? Me räägime presidendi valimistest. Meil istub siin ametlik või poolametlik presidendi kandidaat. Laupäeval EKRE volikogu siis nii-öelda võttis vastu selle otsuse, et teeb kongressile ettepaneku Mart teha meie erakonna presidendi kandidaadiks. Natuke räägime sellest, siis me räägime loomulikult presidendi valimistega seoses edasi sellest, missugune plava on läinud lahti seoses Karise sõnavõttudega Soome visiidil. Kõik minu meelest täiesti ebasiirad. Nii see, mis Karis rääkis, kui see, mida tema vastu siis pärast öeldi. Ja siis me räägime Eesti õigusriigist. Õigusriigi kokkuvarisemine meie silme all jätkub. Võetakse siin vahele narkobisnessit tegevaid politseinikke ja samal ajal lastakse vabadusse telefonipettustega 100 miljonit eurot välja petnud ukrainlane. Meie saate viimane tükk on siis välismaal nagu ikka ja see on Trumpi 3. tapmiskatse. Ja kui te peavoolumeediat loete, siis vast on juba meelest läinud, et seda justkui peaaegu et ei olnudki, see on selline ebaoluline asi ja ärme sellest rohkem räägi, parem räägime ikka veel 3 kuud veel. Näiteks George Floydi tapmisest, see oli ikkagi ajalugu muutev sündmus. Nii et, aga vasakpoolsete äärmuslaste raev ja vägivald ja vägivalla iha on reaalne ja väga üldine või laialt kobrutav, et see ei ole mingite üksikute äärmuslike hullude tegevus. See on nii-öelda Ameerika mõistes pool ühiskonda kiidab seda heaks. Aga kuna seal Valge Maja õhtusöögil oli karjade kaupa ju ka progressiivsed ajakirjanikke, siis nüüd on videodest näha seda, kuidas progressiivne ajakirjanike eliit, Ameerika progressiivsete ajakirjanike eliit pätsas sõna otseses mõttes kõike, mida sealt laudade pealt oli võimalik pätsata. Veinipudeleid, ma ei tea, toppisid suu viimasel hetkel täis mingisugust salatit ja pirukat. Masendav, milleni on langenud see progressiivne üldsus, progressiivne inimkonna ajakirjanduslik eliit. Ja see on kõik. Ja see on kõik selle läbukultuuri, millesse lääne tsivilisatsioon on langenud produkt. Jaa, täpselt. See on allakäigu, ütleme, lahtirullumine meie silme all, aga nüüd tuleme presidendi asjade juurde. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu saadab kongressi päevakorra, 6 aega varem kinnitab ära, saadab kongressi päevakorra kongressile. Kongress on meil 6. juunil Tallinnas, D-Day'l, kui ajaloolist kuupäeva vaadata. Ja kongressil, see on meie põhikirjas kirjas, kongressis kinnitab erakonna presidendi kandidaadi ja loomulikult on see mõnes mõttes selline sümboolne akt. Meil ju ei ole presidendi otsevalimisi. Meil on presidendi määramine parlamendis või enam-vähem valimise moodi asi valijameeste kogus. Parlamendis määramine sellepärast, et parlamendis tehakse kokkuleppe ära kas vanemate kogus või fraktsiooni juhtide vahel või partei juhtide vahel. Kuidas iganes see vormistatakse, igal juhul parteide tagatubades. Valijameeste kogu kaasab ka 100 natuke üle 100 omavalitsuse esindaja. Seal juba need kokkulepped on lõdvemad, seal niisugune parteiline tagatuva distsipliin täielikult garanteeritav ei ole. Aga kuna omavalitsus on vähemaks jäänud, omavalitsused on selgelt rohkem politiseerunud, kui nad olid veel kas või 5 aastat tagasi või ammugi 10 aastat tagasi, siis ka seal on selgelt võimalik joonistada ära poliitiliste jõudude omavahelised siis kaalud. Meie erakond loomulikult on algusest saadik ja on alati nõudnud, et presidendi valimised oleksid rahva poolt, et rahvas saaks ise kandidaate üles seada, et rahvas saaks ise valida. Me oleme vastava eelnõu jälle esitanud ka Riigikogus, sellepärast et praegu on just see aeg, kus sellest rääkida. Ja me oleme korduvalt varem ka neid eelnõusid Riigikogus esitanud ja nende poolt hääletanud. Loomulikult see kuhugi jõudnud ei ole, sest et poliitiline koorekiht Eestis, ma teda eliidiks nimetada ei taha,
ei ole nõus sellega, et neilt võetakse ära selle ameti määramise võimalus. Aga Mardi seadsime me oma erakonna poolt volikogus üles ja käisime välja. Mart, tuletan meelde, on olnud ka presidendikandidaat 10 aastat tagasi, 2016. Ja loomulikult meie plaan ei ole Riigikogus talle hääli saada. Loomulikult meie plaan on saada talle hääled valijameeste kogus. Ja valijameeste kogus tuleb arvestada, on lugu lihtne. Kui me vaatame täna pärast kohalike omavalitsuste valimisi jõujooni, siis ja jagame Eesti poliitilise maastiku, nii nagu meil siin, ütleme siis progressiivsed ajakirjanikud jagavad, on nii-öelda liberaalne pool ja konservatiivne pool ja sellele konservatiivsele poolele pannakse koos meiega ka Isamaa ja Keskerakond ja liberaalsele poolele siis sotsid, Reformierakond, Eesti 200 ja parempoolsed. Siis parempoolsetel Eesti 200 ei ole valijameeste kogus üldse mitte midagi, sest et nad ei saanud kohalikel valimistel mitte midagi. Parempoolsetel ei ole parlamendis ka üldse mitte midagi, Eesti 200 parlamendis midagi on. Sotsidel on... 200 on parlamendis kamp inimesi, keda on võimalik osta, müüa ja vahetada. Ikka jah, selles mõttes seal on juba... viimased päevad. Aga konservatiivsel poolel on ülekaal selles valijameeste kogus, et kui siin hästi kirvega lüüa parlamendis 101 saadikut, sealt valijameeste kogust, kui ma nüüd õigesti mäletan, tuleb 108 juurde, nii et seal on siis 209 on see valijameeste kogu, natuke üle 200 ja ütleme siis, kui me loeme parlamendisaadikud kokku meil, Isamaal, Keskerakonnal ja loeme kokku volikogu esimeeste kohad meil Isamaal ja Keskerakonnal, siis meil on kerge ülekaal 105-110 kandis, aga see on puhas teoreetiline matemaatika, koalitsioonid võivad veel muutuda, kõik mis veel. Ja meie kandidaat siis seal valijameeste kogus on Mart Helme. Ja eks on selline, kuidas öelda, natuke ka poliittehnoloogiline selles mõttes, et me ikkagi tegelikult suure erakonnana katame ikkagi tervet Eestit ja ei kata mitte sugugi kuidagi marginaalselt seda Eestit. Olles ka kuskil suurusjärk mingis 25 umbes omavalitsuses võimu juures, ei ole mingisugune marginaalne tegija. Ja selles kontekstis ei saa me jääda lihtsalt ka kõrvale. Me lihtsalt ei saa jääda kõrvale ja öelda, et ei, me seda presidendi määramise mängu kaasa ei mängi. Need on need tingimused, milles me praegu opereerime ja nende tingimuste raames tuleb meil võimalikult jõuliselt kaasa mängida ja võimalikult jõuliselt kasutada seda momenti, et presidendi valimiste ajal kerkib päevakorda väga suur hulk Eesti eksistentsiaalseid küsimusi, alates sellest, mis on presidendi roll, mida president võiks ja peaks tegema põhiseaduse kaitsjana, aga ka tegelikult valitsuste peaministri kandidaatidele ettepaneku tegijana ja avalikkuse meelestajana. See roll ei ole nii väike. See roll on määratud presidentide poolt väikseks, aga samas, kui me vaatame näiteks Kersti Kaljulaidi, kes presidendina oli absoluutne katastroof, aga kes presidendina kasutas seda positsiooni poliitilise aktivismi, liberaalse poliitilise aktivismi sellise pjedestaalina, siis tema kasutas selle oma vaatest maksimaalselt ära. Sama võib öelda Meri kohta. Lennart Meri samamoodi. Tema küll oli esimene, kes üldse hakkas seda ka sisustama, seda nii-öelda põhiseaduslikku institutsiooni piire ja mida siis teeb või ei tee president. Aga mina ütleks, et lisaks sellele, et me saame teemasid tõstatada, lisaks sellele, et me saame diskussiooni suunata, minul on oluline aspekt siin veel juurde lisada. Meilt küsivad nii teised erakonnad, meilt küsivad ajakirjanikud, kas te toetate Karist, kas te toetaksite seda, teist, kolmandat? Ei, meil on oma kandidaat. Kas teie toetate meie kandidaati?
on minu küsimus. Et minul ei ole, ärge tulge mult küsima toetust Karisele või mingile teisele, kolmandale, neljandale nimele. Me neid nimesid oleme siin, me just äsja sel nädalal uuesti käidi välja Kersti Karis tuleks või Kersti Kaljulaid tuleks uuesti ka kandidaadina, et nüüd on ta ametist vaba, tal nüüd palju vaba aega, ta on juba seda tööd teinud, teab kuidas on. No see oli Eerik-Niiles Kross loomulikult, kes selle pöörase ideega lagedale tuli, aga ärge küsige meilt toetust mingitele suvalistele nimedele. Mina küsin toetust meie kandidaadile. Ja siin on ka teine asi, et me näeme, et on nii-öelda käiakse välja ja testitakse õhustikku või testitakse reaktsiooni väga erinevate nimedega. Küll otsitakse siin mingeid akadeemikuid ja mingeid diplomaate ja seda teist ja kolmandat, et mida mina näen, on see, et tõsiselt võetavaid kandvaid kandidaate sisuliselt ei ole. Tõsiselt võetavaid kandidaate, kes saavad aru sisepoliitikast, kes saavad aru välispoliitikast, kellel on olemas autoriteet nii enda erakonna sees kui ka ja laiemalt. No ei ole. Sul on kõik see olemas. No ega ennast kõrvalt ei näe, aga jah, ma arvan, mul on kogemusi rohkem kui enamikul nendest inimestest, kes siin on läbi jooksnud. Esiteks ei ole ma muidugi ka mingisugune kuu pealt kukkunud praktiliste asjade ajamisega, olles olnud nii põllumees kui pikalt ka muid asja teinud. Poliitiline. Ka akadeemilist maailma natukene tundnud ja ka poliitilised loomulikult. Loomulikult me hakkasime poliitikat tegema ju palju enne seda, kui tekkis EKRE, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Ja selles poliitilises diskussioonis oleme me olnud tegelikult tugevalt suunav jõud. Ja see tugevalt suunav jõud on tulnud siit kahest peast, mis siin praegu räägivad. Suurel määral, mitte ainult loomulikult. Ma ei taha kuidagi alahinnata meie erakonna teisi liikmeid ja teisi teemade tõstatajaid ja nende nii-öelda avalikkuses kaitsjaid. Aga suures osas ikkagi on kogu see suunamine tulnud meie peast. Meie olime need, kes hakkasid rääkima süvariigist. Nüüd räägivad süvariigist kõik. Meie olime need, kes hakkasid rääkima sellest, et NATO ei ole võitlusvõimeline ja Eesti ei saa NATO peale loota. Nüüd räägivad sellest kõik. Me olime esimesed, kes rääkisid Euroliidu bürokratiseerumisest ja Euroliidu dedemokratiseerumisest. Nüüd on kõikidel natukene mure sellepärast, et kuidas Euroliidus ikka need asjad käivad. Ja palju muid teemasid. Ma tahan igal juhul siin ikka jälle ära rääkida. 2022. aasta lõpul, 23. aasta alguses ma hüüdja hääl kõrbes olin, kui ütlesin valitsus ja kaitseväe juhataja Martin Herem relvitustavad Eestit ja asendused tulevad kümnendi lõpuks. Kümnendi lõpuks me oleme vahepeal 6-7 aastat palja käsi. Ja mida mulle siis öeldi? Oi, sa oled, räägid Kremli jutupunkte ja et ründad Eesti tublisid sõjaväelasi ja ühesõnaga kritiseerid meie omi ja me peame aitama Ukrainat aga nüüd me oleme käes. Droone me alla lasta ei suuda, sest et meil ei ole millegagi lasta, sest me oleme oma õhutõrje ära andnud. Aga me julge ka ju. No me polegi lasta millegi. Küsimus on Eestis selles, et kõikides valdkondades me oleme see kõige kuulekam pärisori, keda üldse võib ette kujutada mingitele ideoloogilistele postulaatidele. Ideoloogiline postulaat, see on niisugune asi, mille vastu ükski eestlane mässata ei tohi. Alates presidendist ja lõpetades, ma ei tea, mingisuguse koplijoodikuga. Ei tohi. Ideoloogilised postulaadid on pühad. Ja see on üks roll, mida mina presidendi kandidaadina ja kui issand annab, siis ka presidendina püüan täitma hakata. Ei ole ideoloogilisi postulaate, mis on pühamad Eesti rahva püsimisest, Eesti rahva heaolust ja Eesti rahva kosumisest. Ei ole. Mitte ükski eurodirektiiv ega ükski ideoloogiline postulaat ei ole sellest tähtsam ja püha. Ja see on meie aamen kirikus. Ja sellepärast me panemegi kandidaadi üles, sest et teistelt kandidaatidelt selliseid sõnavõtte ei kuule ja ei kuulegi. Rääkimata sellest, et tegelikult tuleb ringi käia ja rääkida ka, et aga ongi vaja otsevalimisi, sest et kui meil otsevalimisi ei ole, siis juhtub nii, nagu on juhtunud Karisega, nagu juhtus Kersti Kaljulaidiga, nagu juhtus Toomas Hendrik Ilves. Ilves on kõigi aegade, ma ei oska öelda, kumb on õudsem olnud, kas Ilves või Kersti Kaljulaid. Ütleme niimoodi, et Kersti Kaljulaiu intellektuaalne potentsiaal on oluliselt tagasihoidlikum kui Toomas Hendrik Ilvesel. Ja selles mõttes Toomas Hendrik Ilves on Eesti rahvale palju rohkem kahju teinud teadlikult
plaanitult ja süstemaatiliselt. Ja oli ka kauem ametis ja oli ka, jõudis rohkem ärmatada. Ehk siis selles mõttes tegelikult lükkas lahti tee Eesti eliidi ja ametkonna totaalsele korrumpeerumisele. Seda ta tegi juba, kui ta tuli välisministriks. Siis, kui ta hakkas erastama, ilma et tal oleks olnud võimalik Toompeal kortereid. Et mitmemiljonilisi tollal küll kroonides arvestada, mida tal ei olnud õigust saada. Nii et ühesõnaga seda ta on alati olnud korrumpeerunud. Aga mis on nende presidentide puudus olnud? Nende presidentide puudus on olnud see, et nad ei ole olnud, mis on presidendi kõige tähtsam roll ja nad ei ole seda täitnud, nad ei ole olnud põhiseaduse kaitsjad. President on institutsioon, eraldi põhiseaduslik institutsioon, millel on omad õigused, kohustused, oma roll. Ta on nii-öelda järelvalvaja parlamendi ja valitsuse tööle ja kui vaja, siis pöördub kohtu poole. Aga enamik presidente Eestis on olnud nii-öelda sellel positsioonil, et nad aitavad võimul olevat liberaalsel režiimil asju siluda. Ja selles mõttes ma olen täiesti hämmingus selle kriitika üle, kui me nüüd hüppame selle Karise välisvisiidi juurde. Ma olen täiesti hämmingus selle, et mis siis häda on neil sotsidel ja Eesti 200-lastel ja reffidel. Karis ei ole neile teinud kunagi suurt peavalu. Ta on aeg-ajalt natukene õiendanud seal, et ta ei salli seaduste vastuvõtmist umbusaldusega. Ei salli, aga kirjutas kõik alla. Et tagasi ei lükanud ühtegi neist. Ta on aeg-ajalt seal õiendanud mingitel muudel teemadel näppu vibutanud, aga ta ei ole kunagi tekitanud liberaalsele režiimile Eestis peavalu. Aga näe, ikka ei kõlba. Et järelikult on, mina teen järelduse kogu sellest Soome asjast ja ka sellest Kasahstani asjast, süvariigid omavahel tülis. See on üks asi, aga teine asi on muidugi see, et kogu see meie kamarilja sisemine mädasus on kõigi nende Karise tormid veeklaasis skandaalidega väga selgelt ilmsiks tulnud. Suursaadik Kasahstanis paugu pealt kutsuti tagasi, aga praegu suursaadikud Soomes millegi pärast teda keegi ei puuduta, sest tema kuulub kamariljasse. Ilmselt see Kasahstani suursaadik oli selline, ei olnud EÜS-lane ehk Eesti üliõpilasseltsi ja kõikide nende muude igasuguste variorganisatsioonidega, mis Eestis personalipoliitikat suuresti kujundavad, ei olnud seal oma inimene. Võis sule sappa panna, võis mõnitada, võis Kremli jutupunktide presenteerimises süüdistada, aga suursaadikud Soomes, tema on oma jope, tema ei ole süüdi selles, mida Karis seal tegid, tema selles süüdi ei ole. Aga näed, Kasahstani suursaadik oli. Ja see on ka näide sellest, mismoodi meil kui mäda, kui onupoja poliitiline ja kui ideoloogiline on kogu meie riigi aparaat ja sealne mõtlemine. Ja ma tahtsin lõpetuseks öelda selle eelmise teema lõpetuseks, me oleme nüüd selle Karise teema juurde mingil määral üle läinud, ehkki need on omavahel seotud, on see, et ja meil on ainult üks maailmavaade lubatud, see on mustvalge maailmavaade. Kui me ei ole läänes, siis me oleme idas, aga see ei ole nii. Vaadake praegu Kasahstani. Kasahstan väga targalt ja nutikalt manööverdab ennast SRÜ ehk sõltumatute riikide ühenduse liikmena Venemaa mõjusfäärist välja. Aga meie ei oska ennast kuskilt mõjusfäärist välja manööverdada. Armeenia astus välja ühisest sellest SRÜ kaitseorganisatsioonist. Manööverdab ka, ta on majanduslikult täiesti sõltuv Vene turust. 100 000 armeenlased töötavad Venemaal, aga nad manööverdavad ennast väga oskuslikult, sealhulgas Alasi ja Aamri vahel olles. Ühel pool on Türgi ja türklased, Aserbaidžaan, teisel pool on venelased. Manööverdavad, näitavad tegelikult, mis tähendab diplomaatia ja diplomaatilised oskused. Erinevalt Eestis, kus on ainult mustvalge. Sa oled Kremli agent, sul on Kremli jutupunktid. Idiootlik, täielik lapsik, diplomaatiline mingisugune mähkmemäng. Ei selle asja nimi on nõiaprotsess, nagu ma kirjutasin oma Facebooki lehe, et meil on mitte ei küsita seda, mis on õige vale, ei küsita seda, mis on hea ja halb, ei küsita, isegi ammu enam ei küsita seda, mis on kasulik või kahjulik. Meil küsitakse seda, kas sa oled truu
täna kehtivale narratiivile. Ja kusjuures see ainuõigeks kuulutatud. Just, aga see mustvalge narratiiv võib üleöö muutuda. Ja siis sa pead sellest aru saama, nii palju peab sul hoidu olema, et ka sina üleöö kaasas käid sellega, sest et tuletaja meelde, kõik need, kes täna sõimavad meid või Karist või kedagi teist, kolmandat, neljandat, Kremli käsilaseks ja ma ei tea, missuguseks Putini agendiks, kaasa arvatud seesama Kersti Kaljulaid, käis Putinil külas, siis kui narratiiv oli teine. Siis kui Krimm oli juba okupeeritud ja siis kutsus teda ju Eestisse. Just, ja mingil põhjusel Eerik-Niiles Krossi arvates see ei ole putinism ja see ei ole Kremli meele järgi olemine ja see ei takista Eerik-Niiles Krossil, kes näeb igal pool Vene käsilasi ja Vene agente, pakkuda välja Kersti Kaljulaidi uuesti presidendiks, aga ütlemine, millega siis Karis hakkama sai, et varem või hiljem me peame venelastega rääkima hakkama, vot see teeb ta Kremli käsilas. Ja tuleta meelde, Paetid, kes käisid tegemas piirilepingut, Mihkelsonid, kes käisid viisavabadust usinasti ja meeleheitlikult ajamas, siis oli teistsugune mustvalge, kui sa siis ei olnud nõus, et meil on vaja viisavabadust Venemaaga, meil on vaja piirilepinguga ära anda 5,2% Eesti põhiseaduslikust territooriumist, siis kui sa sellega nõus ei olnud, siis oli nõiaprotsess, siis sa olid russofoob või ma ei tea, mida iganes, mis sildid siis kaela löödi sulle. Kasulik idioot, mida iganes. Nats oli. No siis olime natsid. Nii, siis kuskil keegi, mingi süvariigi otsus oli, pandi meile uus lugulaul, uus narratiiv, üleöö. Kõik pidid aru saama sellest, et nüüd tuleb teist juttu ajada ja innukalt juttu ajada, veendunult juttu ajada, rindpuhevil seda juttu ajada ja kui sa ei aja, siis pannakse sind tuleriidale, lükatakse sind veekatsele ja see on see, mida, see on see Vene kaart ja see on see Vene kaart, millega taotakse iga kord ükskõik, mida sa valesti teed. Ükskõik, kas sa oled Vene vastane või Vene meelne või ütled, et meil on vaja kuidagi mingisugune seal vahepealne lahendus leida. Ikka sa saad Vene kaardiga vastu pead. Ja see on muutunud naeruväärseks, seda tuleb mõnitada iga päev, kui keegi tuleb sulle ajama juttu Kremli käsilastest ja putinismist, siis see on idioodid, valelikud, alatud valetajad, kes tulevad sul lolli juttu ajama, nad tuleb lihtsalt välja naerda ja mõnitustega nurga taha saata. Sest sellel ei ole pistmist mitte millegagi, ei tõega, ei sellega, mida päriselt räägiti, mitte millegagi, see on lihtsalt see malakas, millega sunnitakse vaikima inimesi, kes ei ole truud kehtivale ideoloogiale. Nojah, aga see ei tööta enam ja tegelikult on nad astunud ikka väga sügavalt ja korralikult reha peale saanud muhu otsa ette. See on ikkagi nende niinimetatud ukrainlaste massiline Eestisse toomine. Kõik kohad on neid täis ja nad on häbematud. Nad nõuavad, nii kui nad enam ei saa, juba käib sotsiaalmeedias siin just üks inimene huvi pärast, neil on oma mingisugused leheküljed ja grupid, käis neid vaatamas, missugune vingumine käib seal, kuidas näed, ei antud mulle töökohta, sest ma ei oska eesti keelt. Näed, mul sai mingisugune tärmin kukkus ära, võeti sotsiaaltoetused ära. Mis ma nüüd teen? Ma ei lähe ju ometi sinna Ukrainasse tagasi. Tuleb kuskile minna, tuleb nüüd hakata otsima, kuhu läände minna. See on rotikari, kelle te olete Eestisse lasknud selle jutuga, kuidas Putin tapab seal naisi ja lapsi. Muidugi tapab, aga te tapate ise ka. Ukrainlased tapavad ka, see ongi sõda. Selle nimi on sõda. Teises maailmasõjas ameeriklased ja britid pommitasid Saksamaa pulbriks ja viimase minutini, kuni veel sõrn nuppu vajutas, sakslased pommitasid oma V-rakettidega Londonit. Viimase minutini. Selle asja nimi, lollakad, on sõda. Sõjas tapetaksegi vastastikku inimesi. Aga rääkida ühtede puhul, kuidas nad on õnnetud ohvrid ja teiste puhul rääkida, kuidas nemad on ainult ja kõiges süüdi. See on ideoloogiline idiotism. Ei, aga kui juba Vene kaardiga vehkimiseks läks, siis ma oskan ka Vene kaardiga vehkida. Need, kes on toonud Eestisse 100 000 vene keele kõnelejat. Rohkem kui 100 000. Läbi on voolanud siit mitusada 000. On Eesti venestajad ja Eesti venestajad on igal juhul Kremli käsilased. Äsja oli ju mingisugune demograafiline ülevaade, kus Mark Goldfelder ütleb, et 15 aasta pärast eestlased on vähem kui 50% Eestis. Samade trendide jätkumisel. Mis tähendab seda, et kõik need keldode ja muude tegelinskite eelnõud, mida nad on meile Riigikokku toonud sellest, kuidas me tööjõudu vajame ja hakkame tööjõudu tooma. Tööjõud tuleb meile teadagi kust. Endisest Nõukogude Liidust. Isegi kuigi kõik ei ole slaavlased,
keda ju ei eksisteeri Kaja Kallas arvastas. Slaavlasi pole olemas. On ukrainlased ja venelased, aga slaavlasi ei ole olemas. Ei tea, kuhu need poolakad mahuvad? Ei tea, no see on jälle ka muidugi intellektuaalne kõrgpilotaaž, milleni rumalad inimesed nagu meie sinu. Ei, mitte rumalad, Kremli käsilased. Kremli käsilased ei küüni. Aga tulevad Kasahstanist, tulevad Usbekistanist, Kõrgõzstanist, Türkmenistanist. Jumal teab kus kohast. Kõige lisaks on Euroopa Liit sõlminud ju lepingu Indiaga just, ma ei mäleta praegu peast, kui palju miljoneid. Minu meelest oli 10 aasta jooksul 50 miljonit. Kohutav number, ka see tuleb siia mingil määral. Et ma meie nende tegelaste käest siin küsisin ülemöödunud nädalal nende samade eelnõude arutamise ajal, et kas te vene keele kursustele olete ennast registreerinud juba, Eesti 200-tajad ja Reformierakondlased. Teil läheb seda vaja. Nad ei usu, nad ei saa aru sellest ja nad ei usu, nad elavad oma väikeses mullis, ehkki ka Riigikogus, koristajad räägivad üldiselt vene keeles. Ja meil on Keskerakonna fraktsioon, mille fraktsiooni koosolekud on üldiselt vene keeles. Et ka siin Riigikogus juba on venekeelne kogu see õhustik hakkab siia ka sisse pressima, aga Tallinna tänavad on täiesti venekeelsed ja ma tean küll seda suhtumist, et mis meil Võrus või Viljandis sellest, aga ka Võru tänavad on juba venekeelsemad ja Viljandi tänavad on venekeelsemad ja kui sa paned Võru ja Viljandi kahe peale kokku, siis see on umbes sama palju, kui on Nõmme linnaosa või Kristiine linnaosa. Ehk siis need mõõtkavad on sellised. Mis on mingi 20 000 inimest või 18 000, palju seal järgi on jäänud Viljandis võrreldes 400, ma ei tea, 20 või 30 000 inimesega Tallinnas, kelledest rohkem kui pooled praegu on juba venekeelsed. Ja väga oluline, suur osa nendest, see nii-öelda Tallinn ei olnud nii venekeelne veel 3-4 aastat tagasi ja siis suur osa nendest, kes on siia juurde tulnud, on umbkeelsed. Need venelased, kes on Eestis elanud või ütleme siis Nõukogude ajast jäänud siia, need üldiselt on ära õppinud eesti keele. On muidugi meil seal Ida-Virumaal ja Lasnamäel on inimesi, kes on 40 aastat, 60 aastat Eestis elanud ja ei oska sõnakestki, aga mida nooremaks see põlvkond läheb, on nad ikkagi, see sõna otseses mõttes on neid ikkagi integreeritud, aga meil on peale tulnud laviin täiesti õudselt umbkeelseid nõukogude mentaliteediga inimesi, kes on täpselt samasugused nagu 80-ndatel. Meil on õigus. Kes on tulnud riikidest, kus korruptsioon on iseenesest mõistetav ja kes toovad ju kogu selle mentaliteedi ka veel siia, aitavad eelgib seda meie korrumpeerunud süsteemi edasi korrumpeerida. Aga siin on ikkagi, me oleme ikkagi täiesti katastroofi kursil ja see katastroof on ikkagi eelkõige demograafiline katastroof, sest see lendab laiali nagu mingisugune kõval kaljupinnasel plahvatanud miin. Vaata, kui ta kukub sohu, siis ta viskab nagu ülespoole killud, aga kõval kaljupinnasel viskab madalalt laiali kõik ja tapab kõik enda ümber ära. Et see on hirmu äratav lihtsalt. See on hirmu äratav lihtsalt. Ja need tüübid keelduvad sellest aru saamast. Nemad arvavad, et nemad saavad lühiajaliselt mingi raha taskusse ja võib-olla lähevad kuskile mujale ära, aga Aga see ongi asja teine pool. Mingi Gallup oli Postimehes, see ei ole väga tõsiselt võetav Gallup loomulikult, aga seal oli vist, kui ma õigesti mäletan, 48% inimesi küsitletud, sest ütles, et nad on kaaluvad või on juba lahkunud Eestist. Pool Eesti rahvast tahab ära minna, sellepärast, et see ei ole nende kodumaa enam ja nad ei tunne ennast siin hästi. See on kohutav ju. See number iseenesest, me teame küll, mida liberaalid vastu ütlevad, et see küsitlus ise oli vildakas ja see, et keegi mõtleb selle peale, ei tähenda, et ta läheks. Aga see on ju mentaalne murdepunkt on toimunud juba. Kui sa oma tulevikku ei näe Eestis, siis sa hakkad mõtlema selle peale, et ma äkki on kuskil mujal parem. Seepärast, et Eestis on sul perspektiivi tunne nii halvaks aetud või selline nii-öelda usk tulevikku on nii ära võetud, et see on katastroof. See psühholoogiline murdepunkt on see, mis peaks panema muretsema. Aga ma korraks tahaks võtta kokku selle Karise sõnavõtu teema, et üks on see Vene ja Kremli kaardiga vehkimine, et kui Karis, kes on siin varasemalt rääkinud ka ju Venemaa tükeldamisest ja põlvilisurumisest ja millest kõigest veel, kui tema on ka nüüd juba Kremli käsilane ja nagu öeldi, Eesti julgeoleku kahjustaja. Kui te teete, ma tunnen, me oleme samasse punti, samas paadis istume. Mina kahjustasin Eesti julgeolekut, kui ma nõudsin, et me ei tohi ära anda oma relvi ja kahureid ja laskemoona. Tema kahjustab Eesti julgeolekut, kui ta seisab kõrvuti Soome presidendiga ja ütlevad, et me peame oma naabriga ühel hetkel sõja lõpetamiseks või sõjajärgsel perioodil mingisugust suhtlust alustama, mis peaks olema nii iseenesest mõistetav
ütlemine, kas meil on võimalik, mulle ka meeldiks, kui me saaks niimoodi elada, et nagu keskajal oli kaardil tuli joon ja sellel teisel pool oli valge ala ja seal oli siin elavad draakonid. Et pärast Narva ja Jõge ja Peipsi järve on suur valge laik ja seal elavad draakonid ja meie sellest midagi ei tea ja meie sellega mingit kokkupuudet ei pea omama. Küll oleks tore, mulle meeldiks ka. Aga elu on ju teistsugune. Draakonid elavad seal ikka, aga suhelda tuleb nendega. Nemad meiega suhtlevad, kas või läbi immigratsiooni. Et see avaldus iseenesest oli minust nii lihtne ja nii elementaarne, ta ei öelnud, et me peame kuidagi mingeid järeleandmisi tegema või me peame kuidagi otsima ise omalt poolt pingutama, et suhteid parandada. Mingil hetkel tuleb suhtlema hakata. Ja sellest inimesed said täieliku skandaali tegid, hüsteeriasse langesid. See on nende hüsteerikute probleem minu meelest. Nad on ennast nii lukku mõelnud, et ega nendega ei ole millestki rääkida enam. Nad elavad mingil välja mõeldud maailmas. Aga siin ongi nüüd tegelikult ka presidendi valimiste juurde korraks tagasi tulles. Presidendi valimised võivad olla potentsiaalne pöördepunkt. Kui Mart Helme saab presidendiks, see on pöördepunkt. See tähendab seda, et see süsteem, selle süsteemiga on lõpp. Selle idiootliku, üle ideologiseeritud süsteemiga on lõpp. Mis Eestit hävitab? Meie silme all. Ja siit hakkab paranemine. See paranemine on kohutavalt raske, sellepärast, et meil ei ole sellist nende demograafiliste protsesside, nende mädaprotsesside vastu antibiootikumi, veel ei ole. See antibiootikum tuleb leiutada, aga mingi paranemine hakkab, sest et presidendil on võimalik korrale kutsuda kõiki neid tegelasi, kes sõna otseses mõttes tegelevad põhiseaduse jalge alla tallamise ja riigi reetmisega. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast räägivad Mart Helme ja mina Martin Helme. Ja me rääksime siin mädapaisetest ja nagu 2 juhtumit eelmisest nädalast on, mis ajavad ausalt pead vangutama, silmi ümmarguseks tegema ja lihtsalt vanduma. Üks lugu on sellest, kuidas meil, me kõik teame, Eestis massiliselt toimusid telefonipettused. Ja riik laiutas käsi, midagi teha ei saa. Me küsisime korduvalt, eks ole ju Michali käest, et mida te ette kavatsete võtta, siis ärge oma pinne andke, et tuleb ise ka tubli olla. Täiesti totakat juttu aeti meile vastu. Aga tuleb välja, et vabalt tegutses üks Ukraina kodanik, kellel on Küprosel villa ja see tüüp saadi kätte. Ta on kokku juhtinud võrgustikku, mis on varastanud üle 100 miljoni euro. Eesti inimeste puhul tuvastati üle 5 miljoni euro ja tema karistus anna 8% oma varastatud varast Eestile ja siis rohkem ei karista. No ega siis ukrainlasi. 82% jätta endale ja vangi me sind ei pane ja me rohkem ja me parema meelega ei räägiks ka kõigest sellest. Tal pidi olema Eestis katus. Tal pidi olema katus struktuurides, et nii tehti. See struktuur, kes siin praegu siis nagu nii-öelda avalikkuses on prokuratuur. Prokuratuur, aga kohtuvõim niisamuti. Kõik alates nendest meie tublilt ise ennast kogu aeg kiidavad. Meie tublilt töötavatest eriteenistustest, kes kogu aeg räägivad, kui palju nemad on paljastanud Vene agente. Paljastate Vene agente küll, aga paljastage ka neid, kes siia vargile tulevad ja vargile tulevad nad mitte ainult sellega, et muravad kuskil mingisuguse Tammsaare tee garaaži sisse ja virutavad sealt mõned tööriistad ära, vaid tulevad meie panka, meie kontole, meie kontosid paljaks varastama. Muide, kusjuures ma arvan, et tänu sellele ukrainlasele olin ka mina mingis nimekirjas, sest et mul siin pikka aega tuli järjest Itaalia ja Prantsuse ja Läti numbreid, mis ma ei võtnud vastu ühtegi. Itaalia vaatan, panen kinni või ei võta vastu. Kohe helistab Itaaliast teine number, panen kinni, kohe helistab Itaaliast 3. number, panen kinni, siis helistab mulle järjest samamoodi 3-4 korda järjest mingi Prantsuse number, panen kinni, siis tuleb mitu korda järjest mingi Läti number. See on ju selge, et robotile on antud minu telefon
lootusega, et 76-aastane vanamees on juba nii loll, et annab oma pinnid ja räägib, kuulab ilusa jutu ära, kuidas ta saab nüüd investeerida niimoodi, et võib elu lõpuni elada nagu see ukrainlane Küprosel uhkes villas. Ja saabki kusjuures. Ta ei pandagi kinni, ta elabki seal villas. Mina mõtlen nagu niimoodi, et kriminaalõiguse aluspõhimõte on see, et karistus peab olema proportsionaalne sellele, mis on kuritegu olnud. Et kui sa kellegi ära tapad, siis põhimõtteliselt peaks olema surmanuhtlus. Siis on samas proportsioonis. Eks kui sa mingi vägivallatsemisega teed, siis sind pannakse kauaks kinni, et sa ei saaks rohkem. Et sellised majanduskuriitegude puhul karistus peab olema ka proportsionaalne. Kas sa maksad rohkem, palju rohkem, ühesõnaga sult võetakse kõik ära ja sa pead pärast seda oma kuritegu tasa teenima. Tänapäeval ei panda pommi jalga ja kivi murdu nagu vanasti võiks ja peaks jälle selle ilusa traditsiooni sisse seadma, et pomm jalga ja kivi murdu. Aga põhimõtteliselt see karistus on ju selline, et sisuliselt maksuamet võtab meilt rohkem ära, kui see karistus praegu oli. Et kui meie maksame, kui ma saan palka, siis ma maksan tulumaksu 2,5 korda kõrgemas määras, kui praegu see inimene maksis. Et see on ju absurd, see ei ole karistamine. See on lihtsalt kambajõmmid tegid talle formaalse karistuse ja kogu lugu. Ja kambajõmmid istuvad meil siin ilmselt PPA-s ja kaitsepolitseis ja tont teab veel, kus see inimene suure tõenäosusega oli mingite luurete agent. Ukraina mingi luureagent nii-öelda partnerluure kaudu osutus teeneid ka meile ja sellisel juhul need inimesed on karistamatud. Nende karistused ongi sümboolsed. Tema tegi kõrvalbusinessit ka veel. Või kõrvalbusiness oli luure aitamine ja selle eest lubati tal teha, kuidas iganes, aga tal pidi katus pea kohal olema. Tal muidu ei juhtuks. Ja teine näide, millest peab ka rääkima, siis on see Tartus vahele võetud politseinik, kes tuli välja on narkobusinessi, kõrvalbusinessi. Et ei teagi, miks ta siis nüüd vahele võeti, kas ei jaganud tulusid. Aga me oleme korduvalt sellest rääkinud. Just, me oleme korduvalt rääkinud, kuidas politsei teeb tegelikult narkoäri, konfiskeeritud narkootikumid paisatakse uuesti turule, võetakse siis mõned väikesed diilerikesed kuskilt kinni ja öeldakse, näed, edukas operatsioon oli, tasus ära see uuesti narkootikum turule saata. Nüüd me konfiskeerisime suurema koguse, läheb uuesti ringlusse veel suurem kogus. Ja loomulikult on terve võrgustik politseinikke, kes on sellesse kaasa haaratud. Sealhulgas politsei pealikke. Ja mis pärast üks vahele ei. Eks me oleme ju vaadanud neid mafiafilme. Ta jäi kellelegi jalgu. Kas ei jaganud tulu õigesti, võttis kellegi äri üle või astus kellegile varba peale, läks liiga ahneks või hakkas kusagilt midagi kärssama, kui ma ei tea, mingisugune teine uurimine sõitis sisse. Ja siis oli vaja keegi ohverdada. Et näete, aitäh, aitasite meil suure probleemi lahendada. Partnerluured ütlesid, et kuulge, teil on seal selline vend, et võtke ta rajalt maha. Siis, kui partnerluure juba partnerteenistus ütleb, siis tuleb teha. Sest muidu tuleb pahandus. Muidu tuleb pahandus. Nagu 4. klassis, kui ma klassikaaslastega garderoobis ulakusi tegime, muidu tuleb pahandus. See on siis õigusriik Eesti. Õigusriik Eesti. Ja peaprokurör tuleb kaamera ette, nii loll jutu. Ma vist ei käinud peaprokurör kaamera ees, käis mingisugune asjaga seotud prokurörid. Lihtsalt vaatad ja mõtled, et me ju maksame palka neile inimestele selle eest, et nad hoiaksid meid kuritegevuse eest ja nad teevad koostööd kuritegijatega. Nende roll ei ole ju mitte kuritegevuse vastane võitlus, vaid nende roll on režiimi ja süsteemi vastaste inimeste jälitamine, rajalt maha võtmine, nende suhtes mingisuguse kompra välja mõtlemine, et nad saaks kohtu alla anda, et kohtuprotsessid kestaks aastaid ja lõpeks nagu mingi juuksuri arve tuvastamisega lõpuks 9 euro ulatuses, mis on hiiglaslik korruptsiooni süüdistus. Inimese hävitamine, poliitiliste vastaste hävitamine on meil tegelikult jõuorganisatsioonide, kaitsepolitsei ja eelkõige prokuratuuri peamine töövaldkond, et režiim püsiks, et korrumpeerunud režiim saaks oma korruptiivseid süsteemseid varastamisi ja võimul püsimise mänge jätkata. See on see süsteem. Ja nüüd on eriti kurb on see, et meil eestlastel on selline enesekuvand. Eestlane on töökas,
eestlane on aus. Eestlane on selline ütleme puritaanlik peaaegu või ütleme luterliku tööeetikaga ja me oleme selline Põhjamaa, meil on nagu sarnane nagu Rootsile ja Soomele, kus avalik teenistus ja avalik sektor on selline läbipaistev ja Eesti inimestele meeldib marudalt irvitada Bulgaaria või Rumeenia või Itaalia või Hispaania üle, et need seal manjanatajad veavad 4-tunniseid lõunapause ja mis kõike veel. Aga siis, ma olen käinud Rumeenias mitte, aga nendes enamikes Lõuna-Euroopa riikides ja ma olen käinud ka Soomes ja Rootsis ja tuleb ikkagi ütelda, et see müüt ei pea vastu, et me võime siin ju itsitada, et lätlastel on 6 varvast, aga lätlastel on mõned asjad paremini palju kui meil. Kõige olulisem asi on neil kindlasti paremini ja see on demograafia. Nendel ei ole sellist venestamist nagu meil. Jah, sündivus on neil sama halvas seisus kui meil. Väljaränne on ka neil sama halvas seisus kui meil, aga nii suurt hulka slaavlasi riiki lastud ei ole nagu meil. Keelepoliitika on palju rangem läti keele kaitseks. Vastupidi, slaavlaste osakaal on Lätis läinud on väiksemaks läinud kui Eestis ja on vähenev. Ja meil on võrreldes ka Nõukogude aja lõpuga või võrreldes ka Eesti vastavate numbritega. Meil läheb teises suunas. Et meil ei ole mingit põhjust irvitada lätlaste või leedulaste üle. Ammugi mitte rumeenlaste üle, kellel on ikkagi väga korralik riik. Aga kusjuures Rumeeniast rääkides, seal jooksis ju nüüd kokku kogu see Euroopa Liidu süvariigi mäng. On ju jälle valitsuskriis ja see nende Bulgaarias ka, jah. Võimule upitatud tegelane, need Kremli-meelsed on seal ikkagi teevad Euroopa Liidule praegu ära. Kremli-meelsed jutumärkides, sest kõik, kes ei ole selle ideoloogia ja režiimi suhtes vaikivalt sõnakuulelikud või ka kiidulauluga sõnakuulelikud on ju kohe Kremli-meelsed. Kõik alates Trumpist jätkates, ma ei tea, Meloni või Salviniga jätkates, Orbaniga jätkates ja lõpetades Stubbi ja vaese Karisega. Kõik, ja meie jääme sinna pikka rivisse ka kuskil. Kõik on Kremli-meelsed, kes ei tee nii, nagu Brüsselis on otsustatud, et peab tegema. Ja siis ausalt kui kõik on natsid, siis natse ei ole enam. Kui kõik on Putini käsiles, siis Putini käsiles ei ole enam, sest et sa ei saa öelda, et kõik on ühtemoodi sellised. Sest sellisel juhul sellel asjal kaob ära tegelik sisu. Pole võimalik enam öelda, et kes siis päriselt on või ei ole. Siis kõik see muutub mõttetuks. Kusjuures kõik see on nii primitiivne, et me ei ole praegu teemaks võtnud Venemaa sisepoliitikat, aga see on üks äärmiselt huvitav teema. Me võiksime teinekord võib-olla sellest isegi pikemalt rääkida. Meie Venemaa on sisenenud praegu juba Putini järgse aja ettevalmistamisse ja kujundamisse. Ja see on ülimalt oluline. See on ülimalt oluline ja siin rääkida ikka endiselt veel mingit putinismi ja Kremli juttu. See on absoluutselt küündimatu, rumal, Venemaa olusid mitte tundev ja seda prognoosi, mis pärast Putinit hakkab olema ja kuidas see võib peegelduda meile. Niisuguste idiootlike stampidega opereerides ei ole sellele võimalik mingit hinnangut anda, aga me tegelikult peaksime seda tegema hakkama juba. Ja ma arvan, et seal on siiski meil ka mingisugused võimalused enda asja ajada. Alates kas või sellest, et Venemaal on tohutu demograafiline kriis. Vene keskpanga juhataja ütles, et nii sügavat tööjõupuudust nagu Venemaal on, pole olnud mitte kunagi. Neil on puudu 4 miljonit inimest ainuüksi tööstussektorist. Ja samas nad on juba selle rehaga jälle saanud valusad vopsud otsa ette, et nad tõid ka Kesk-Aasiast, kus rahvas ajab üle ääre. Ja nüüd on Moskvas, Peterburis pidevalt kaklused, konfliktid. Küll need pagana tüübid sealt Kesk-Aasiast vägistavad naisi, terroriseerivad korterinaabreid, korraldavad mingisuguseid ramadaane ja tänavatel panevad liikluse kinni, palvetavad keset sõiduteed. Probleem on tohutu, nad on hädas ja nad saavad aru, me ei saa sealt rohkem enam tuua tööjõudu sisse. Meil on tegelikult ajalooline šanss praegu õigel hetkel, õigete inimestega rääkides saavutada see, et venelased kutsuvad omad koju. Õigete motivaatoritega. Õigete motivaatoritega. Kusjuures me võime ka ise need motivaatoreid juurde anda. Aidata neil minna. Et selles mõttes, see on Eesti rahvusriigi püsimise seisukohalt esmane asi, et me saame lahti suurest hulgast nendest inimestest, kes on tulnud viimase 10 aasta jooksul. Ja ärge tulge meile tööjõust rääkima.
me oleme jõudnud AI ajastusse, tehisintellekti ajastusse. Ärge tulge meile rääkima mingist tööjõust, lolli jutt. Robotid mängivad Jaapanis juba jalgpalli, peavad lahinguväljadel sõdasid ja tegelevad vanadekodus inimeste mähkmete vahetamisega ja see on praegu, mis veel 10 aasta pärast on. Nii et see, aga ma võtame kokku oma selle õigusriigi jutu, et võt, see, mis meie siin praegu lühidalt kirjeldame ja lahti räägime, põhjus, miks EKRE-t nii kohutavalt sõimatakse, nii raevukalt vihatakse, nii hirmsasti meie peale igasuguseid valelikke süüdistusi heidetakse, on see, et me räägime nendest probleemidest ja tahame neid lahendada. Kõik teised, võta ükskõik milline partei Eestis, kõik teised diskreetselt ja delikaatselt parem ärme räägi. Miks me, okei, kui nüüd muud moodi ei saa, siis me võime ju moka otsast kuidagi seda telefonikõnede asja kommenteerida, aga põhimõttelist soovi sellel teemal midagi paremaks teha pole. No ma ütlen selle kohta, et teiste erakondade impotentsus on ju praegu näha Tallinnas. Jah, see on ka lihtsalt panite käima suure ristmiku ümberehituse 1,5 aastat, aga selle peale, kuidas liiklus sealt ümber suunata, selle peale ei mõelnud. Ei, aga need on ju need sotside aegsed projektid, mida lubati ümber teha. Ei ole tehtud, kõik läheb inertsiga edasi. Ja mul on üks küsimus, et siin on juba tõusnud kristlikud koolid on tõstatanud küsimuse, et aga kas meile ei saa teha erandit, et see niisugune väärtuspõhine hariduse andmine, mis põhineb kristlikel teatud seisukohtadel, siis ei saagi jätkuda, kui kõik koolid riigistatakse. Ei saa jah. Tere tulemast. Tere tulemast reaalsusesse. Ja seda kurdavad eelkõige Isamaasse kuuluvad koolijuhid. Aga te küsige Reinsalu käest, te küsige Seedri käest, te küsige kõikide nende solmanite käest. Kas teie muudate ära kõik need homoseadused? Ei, te ei muuda neid ära. Järelikult tere tulemast sinna, et ka kristlikes koolides hakatakse rääkima 20 soost ja ma ei tea veel millest muust. Sest et kultuurisõjas ehk siis normaalsuse eest väljas on ikkagi ainult jätkuvalt EKRE. Kõik teised ütlevad, et need on asjad, mille pärast ei ole mõtet. Räägime kõik teised niinimetatud konservatiivid. Ja räägime elektri hinnast ja räägime kütuse hinnast ja räägime maksudest, millest ma olen nõus. See on igapäevane mure suurele osale Eesti rahvast. Aga see ei tähenda, et me ei ole võimelised nätsu närima ja kõndima ühele samal ajal. Et on vaja tegeleda ka 20 soo õpetamise lõpetamisega, on vaja tegeleda sellega ka, et koolides meie lastele ei tehta absoluutselt väärastunud ajupesu. Et sellega on ka vaja tegeleda. Need on ei ole niimoodi, et ühega võime ja teisega ei või tegeleda või ühega saame ja teisega ei saa. Kõigega peab tegelema. Ja ka korruptsiooniga on vaja tegeleda politseis ja on vaja tegeleda sellega, et me rahvusriigina ellujaame ehk iibega kõigega on vaja tegeleda. Ja kui sa ei taha tegeleda sellega, ega siis paremaks ei lähe. Ei, muutust ei tule, muutus ei alga. Raadiosaade Räägime asjast. Ja lähme nüüd saate viimase tüki juurde. Viimane tükk räägib Ameerikast. Me ei ole Ameerikast tükk aega rääkinud. Trumpile tehti 3. korda tapmiskatse. Tuletame meelde, et tema esimene tõsine tapmiskatse oli siis Pennsylvanias Butleris, kus ta pidas kampaaniakõnet. See oli minu meelest juulis. Ma mäletan, oli 13. juuli 24. aastal. Ja siis tehti talle tapmiskatse, kui ta oli Floridas oma golfiväljakul. Mõlemate tapmiskatsete puhul on täiesti ilmne see, et selle taustal või selle taga oli nii-öelda süvariik. Eriti siis Florida tapmiskatse või Miami või selle Mar-a-Lago, ütleme siis Palm Beach on see omavalitsus, kus ta siis tema golfiväljak on ja kus tal ka Mar-a-Lago on. Et seal oli ju endine sõjaväelane, endine eriüksuslane või eriteenistuslane, kes siis on ka Ukrainas palju käinud, selge süvariigi taust ja selle Pennsylvania tüübi puhul oli samamoodi kogu tema minevik, ta oli küll noor inimene, kustutati ära, aga tal olid mingisugused kursused käidud kuskil järjekordsetel mingisugustes siis julgeolekuasutuste riiulifirmades või varifirmades. Ja veel üks tapmiskatse oli ju, kui tal Mar-a-Lagosse jooksis inimene püssiga, kes lasti maha, aga ta ei jõudnud nii lähedale. Aga nüüd oli 3. või mida siis loeme 3. või 4. kuidas tahad, et kus Washingtonis
suur gala õhtusöök, gala õhtusöögile tulid kohale põhimõtteliselt parasiidid ehk ajakirjanikud ja siis seal ruumis, see on muide täpselt sama ruum, kus mina ja Monika käisime Palvus hommikusöögil, kus see oli jaanuari lõpp või veebruari algus, ma ei mäleta enam. Ja see on hiigel suur palliruum, jah. See on sama hotell, kus 40 aastat tagasi Reaganile tehti atendaat ja Reagan sai ju pihta ka. Ehk see ei ole turvaline hotell, seal tõesti, siis tookord oli ju ka Trump käis sellel üritusel ju esinemas ja kuulasin ta kõnet, ma ei tea, mõnekümne meetri kauguselt. Ausalt öeldes turvameetmed tundusid jaburalt nõrgad. Hotelli võis sisse minna suvaliselt, hotelli fuajees võisid ringi käia suvaliselt, sellele nii-öelda korrusele, kuhu sa läksid alla, siis ta on nii-öelda keldri või poolkeldri korrusel oli see ruum. Seal oli siis üks turvakontroll ja ukse peal oli teine turvakontroll. Ma ütleksin niimoodi, et see sinna sisse saamine ja ma läksin nende ametlikke treppe mööda, et kui ma oleks mingisuguses teeninduskoridori, kus toitlustajad hunnikute kaupa mingisuguseid mehhiklasi ringi sibas. Et ma ei tea, kui palju keegi seal midagi üldse kontrollis, et see turvasüsteem juba tookord oli minu meelest naeruväärne. Ja siis oli ka muide, seal oli Hexet oli kohal ehk kaitseminister ja seal oli Mike Johnson ehk alamkoja spiiker oli kohal, et seal oli kõrge tasemelised tüübid olid kohal. Ja nüüd uuesti see turvasüsteem seal oli absoluutselt allpool igasugust arvestust. Absoluutselt allpool arvestust ja kui oleks juhtunud niimoodi, et ei lähe kohale mitte inimene, kellel on üks relv, vaid läheb kohale näiteks 4-5 inimest erinevatest suundadest või korraga kõik 3-4 jooksevad sellest turvapunktist läbi. Või on neil kaasas mingid pommid või nad teevad seal, ma ei tea, mingi siis keemia või bioloogilise rünnaku. Ja siis kõik läbi. Suurem osa Ameerika juhtkonnast oleks sama olematu kui täna on Iraani juhtkond. Ja see on pärast seda, kui sama nõrk turvasüsteem peaaegu viis Trumpi tapmiseni seal samas Pennsylvanias paar aastat tagasi juba. Et ilmselgelt tema enda julgeolek ei muretse väga, kas ta elab või sureb. Ja nii palju kui mina lugenud olen selle kohta, see on täitsa nagu mingisuguses action filmis. Tüüp läheb mingi köögi kaudu, mingi tagakoridorid, kus toitlustajad lükkavad oma kärusid ja asju. Täpselt nagu mingis action filmis pane kittel selga ja sulandumu sinna teenindajate massi. Clint Eastwoodil oli selle kohta väga hea film 90-ndatel, tule selle Line of Fire äkki, jah. Et samast hotellist käis jutt, see oli tehtudki selle Reagani atendaadi nii-öelda põhjal. Ja see oli kohutav, aga mis on väga oluline, 2 või 3 asja, mis on, jätame selle turvaasja kõrvale, mis on ilmselgelt minule tundub, et nende see Secret Service ehk tema julgeolekuteenistus ei saa hakkama presidendi kaitsmisega. Ta võib-olla ei taha saada hakkama. Jah, midagi on seal üdini mäda, aga 2 asja, mis on nagu silma paistvad, on jälle, et punkt 1, see kes proovis tappa teda, atendaadiga siis läbi viia, ei ole mingi ebanormaalne inimene. Vastupidi, aasta õpetaja, kõrgharidusega. Muide, aga taustal süvariik. Töötas NASA üksuses, mis tegeles ka muu hulgas siis UFO-tehnoloogiaga. Ehk siis NASA ülisalajases arendusüksuses. Ehk siis tal olid mingid julgeoleku kontaktid, asjad, koostöövõrgustikud ja asjad olid olemas, millest keegi praegu midagi eriti ei räägi, ei taha rääkida, aga tal oli selge liin, sinna oli olemas. Nüüd, aga põhimõtteliselt tavaline vasakpoolne Ameerikas. Tüüpiline tavaline vasakpoolne Ameerikas. Kooliõpetaja, muide, haritud inimene, Kamala Harrise valija, demokraatliku partei toetaja, tavaline vasakpoolne ja nad kõik tahavad tappa Trumpi ja parempoolseid ja mitte ainult Trumpi. Mõni aasta tagasi toimus Ameerikas ju tapmiskatse siis tolleaegsele alamkoja, meie mõistes siis mitte spiiker, vaid ta oli siis Steve Scalise oli siis vabariiklaste fraktsiooni juht või ütleme siis vabariiklastest kongressmenide üks juhtidest. Et seda nad on üritanud tappa, ülemkohtu kohtunikke nad on üritanud tappa
asepresidenti Elon Muski, kõike nad üritavad tappa ja on ju ka õnnestunud, ega seal ütleme vähem uudistesse jõudnud, sest need ei tohigi uudistesse jõuda, sest see rikub narratiivi, et vägivald on mõlemal poolel, inetu retoorika ja ässitav retoorika on mõlemal poolel, absoluutne vale, vägivald on ainult ühel poolel, ässitav retoorika on ainult ühel poolel, see on vasakpoolsete ehk ennast liberaalideks pidavate inimeste poolel, teisel poolel ei ole vägivaldset retoorikat, ei ole vägivaldseid tegusid. Nojah, aga see kuulub jällegi sellesamase ideoloogilise narratiivi selliste nurgakivide hulka, et paremäärmuslased on vägivaldsed, paremäärmuslased soovivad kehtestada mingit diktatuuri, paremäärmuslased on rassistid, paremäärmuslased. Seda ajupesu on tehtud aastakümneid ja aastakümneid. Ja kes on ajupesu ohver, kes ei ole ajupesu ohver, sest et paljud inimesed ikkagi vaatavad seda maailma, reaalset maailma sellise kaine pilguga. Aga mina olen tähele pannud samuti seda, et kõige rohkem on selle ajupesu ohvriks langenud need, kes on, ma ütleksin tänapäeva mõistes poolharitlased, sest tänapäeva ülikoolid ei anna enam haridust. Kui ma ikkagi jälle tuletan meelde, kui ma mingi 10 aastat tagasi rääkisin nendest hobusevarastest, keda meie ülikoolid produtseerivad. Issand, missugune kisa puhkas. Issand jumal, kui ma rääkisin nendest välisüliõpilastest, kes tulevad siia lihtsalt kasutavad meie ülikooli diplomivabrikutena, et nad on õõnespead, nad ei oska midagi, nad ei taha midagi, nad kaovad ära juba pärast esimest kursust. Issand jumal, missugune rassist ma siis olin. Aga nüüd me näeme, tulemused on siin, praktika on tõe kriteerium. 10 aastat on produtseeritud inimesi ja käib hädakisa. Ülikoolide lõpetanud ei leia tööd enam, sest üleproduktsioon on erialadel, mida ei ole mitte kellegile tarvis. Ja ega neid ei õpetata seal midagi oskama ka väga, aga selle Ameerika näite puhul tuleb ka muidugi seda öelda, et sa rääkisid sellest paremäärmuslastest. Ameerika prokuratuur esitas süüdistuse rassismivastase võitluse ühele suuremale vasakpoolsele rassismivastase võitluse organisatsioonile Southern Poverty Law Center ehk siis lõunaosariikide vaesuse vastane siis ma ei tea, õiguskeskus või kuda iganes teda tõlkida ja nemad on võidelnud siis segregatsiooni ja rassismi vastu ja mis tuleb välja? Esiteks nad said miljoneid ja miljardeid föderaalset raha, maksumaksja raha ja siis nad andsid seda raha, ise andsid inimestele, kes siis läksid välja ja hakkasid paremäärmuslikku või rassistlikku juttu ajama või juudivastast juttu ajama või ühesõnaga tegelased, keda ja siis näitasid, et oi, vaadake, millised rassistid ja vaadake, need rassistid on Trumpi toetajad. Ühesõnaga, nad ostsid rahaga ja rahastasid inimesi, kes teadlikult ajasid äärmiselt eemale tõukavad sellist rassistlikku juttu ja ka ütleme antisemiitlikku juttu ja siis, aga need on kõik ju Trumpi toetajad. Need olid nende enda poolt ostetud ja toodetud äärmuslased, kellega nad siis võitlesid. Provokaatorid, täpselt kinni makstud provokaatorid. Üks neist provokaatoritest oli Nick Fuentes, kes meie inimestele ei ütle midagi, aga Nick Fuentes on küllalt eemale tõukav podcaster ja mitte minu meelest väga tarka juttu ei aja, aga välja tema sai ka neilt raha ja mis on tähelepanuväärne, Nick Fuentes on viimastel kuudel erakordselt agressiivselt ja räigelt muutunud Trumpi vastaseks. Võib-olla ka maksti selle eest, mine tea, et see kogu see ökosüsteem, kus nad elavad, see on kohutav, aga see on kütnud üles seda tahtmist vasakpoolsetel tappa ära kõik, kes nendega nõus ei ole. Aga ma julgen muidugi ennustada, et see ei ole Trumpi suhtes viimane atentaadikatse, et neid tuleb veel, aga ma loodan ja vaikselt nii nagu ka Trump ise ütles pärast seda Pennsylvania tulistamist, kus ta kõrvast haavata sai, et see oli märk sellest, et tal on Jumala poolt määratud missioon, mille ta peab täitma ja ta seda missiooni ka täidab. Nii et meie soovime ka Trumpile pikka ja head tervist ja loodame, et ta jätkab süvariigi lammutamist, sest et see, et teda jälle üritati tappa, oli süvariigi raevukas reaktsioon tema erinevatele sammudele. Me jõuame neist kindlasti rääkida, see, kuidas Minnesota korruptsiooni paljastatakse, see, kuidas seda sama Southern Poverty Law korruptsiooni paljastatakse, see, kuidas ta lõhub praegu naftakartelli, OPEC-it, need on kõik väga suured protsessid, millest meil muidugi ei räägita,
räägita või kui räägitakse tagurpidises või väändunud võtmes. Eks me aitame neist asjadest teil mõnes teises lõigus saates aru saada paremini. Aga täname jälle vaatamast, soovime teile ilusat kevade jätku ja nädala pärast jälle. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee